Tere tulemast kuulama 9. episoodi Pilvejuttude podcastis. Täna oleme meie kolmekesi Märt, Henri ja Alan Solitast siin ja täna on meil külaliseks Ago Mölder, kes on sellisest firmast nagu Grab2Go ja Ago, sa oled seal tehnoloogiajuht, eks ju, jah, kui ma eksin? Jaa, tere ka minu poolt. Minu nimi on Ago. Olen siis pärit sellisest ettevõttest nagu Grab2Go. Oleme nii-öelda startup ettevõtte ja mis me siis teeme on siis see, et me arendame siis autonoomsete poodide ja autonoomsete apteekide tehnoloogiat. No, kõlab keeruliselt, aga mida see siis tähendab? Et meil on siis välja töötatud selline lahendus, mis on nii-öelda siis piltlikult öeldes nii-öelda robootika lahendus, iseteeninduspood või iseteenindusapteegi lahendus, kus siis saab nii-öelda minna inimene siis sisse, selline väike miniformaadis nii-öelda pood ja meil on seal siis puutetundlikud ekraanid, 32 tollised, neid on meil seal 3 tükki, et vältida ka nii-öelda pikemaid järjekorda või kui lõuna ajal on nii-öelda ostlejaid rohkem. Ja siis inimene saab sealt piltlikult öeldes ekraani pealt valida omale toote kiirelt või 2-3 toodet, nii nagu mugavuspoes nii-öelda tavapärane on. Maksta kaardiga ja siis juba siin alla minuti või 30 sekundiga saab ta oma nii-öelda kaubad sealt kätte. Et jah, siuke nii-öelda ettevõtte on meil. Väga huvitav, et kas see ja kuidas see siis see IT-arhitektuur seal on, et kas te kasutate pilvetehnoloogiat seal, eks? Jah, me oleme nii-öelda oma selle lahenduse ikkagi suuresti üles ehitanud nii-öelda pilvetehnoloogiatel. Ehk siis tegelikult on meil niimoodi, et ongi meil 2 osa sellest tootest. Üks osa on siis nii-öelda robootika osa, kus siis robot siis võtab riiulist tooted ja toob nii-öelda kliendile. Ja seal on ka igavene hunnik nii-öelda tehnoloogiat, sellest võime ka eraldi rääkida. Ja siis teine osa sellest nii-öelda tootest on meilgi siis tegelikult see pilveplatvormi osa, mille kaudu me siis saame kogu seda nii-öelda robootikat siis hallata ja siis nii-öelda suurema osa nii-öelda teenustest ja tegelikult ka äriloogikast ikkagi jookseb meil pilveplatvormil. Et niisugune 2 osast koosnev toode. Tegelikult ma küsiks kohe nagu veel läheks samm tagasi, et kui pikalt te olete tegutsenud ja kuidas te üldse nagu alustasite? Hakkame niisugusest kohast ka veel. Meil on tegelikult ettevõttes 3 kaasasutajat. Mina olen siis üks kaasasutajatest ja tehnoloogiajuht ja siis me alustasime tegelikult siuke peaaegu siis 4 aastat tagasi, 2020 ja 2021. Ma täpselt peast seda kuupäeva ei ütle, aga siis üks meie nii-öelda asutajatest, Mart, hakkas selle ideega siis peale ja siis ta otsis oma tiimi nii-öelda liikmeid juurde ja siis sattus ühel hetkel minu otsa siis tehnoloogia valdkonnas ja siis ma liitusin Grab2Go meeskonnaga. Okei. Ja suur teie tiim praegu on, palju teid, või te olete ikka veel 3 või kuidas teil praegu? Me ütleme selles mõttes, meil on 3 kaasasutajat, kes on siis nii-öelda toimetavad praegu ja siis me oleme tegelikult praegu üles ehitanud oma selle ettevõtte suuresti niimoodi, et me oleme nii-öelda kasutanud siis väliseid partnereid nii-öelda teenuste arendamiseks, nii siis riistvara kui tarkvara ja just selle põhimõtte pärast, et eks see startupidel see alguses nii-öelda teekond on niisugune künklik ja konarlik ja siis tuleb nii-öelda välja selgitada, kuidas need ärimudelid töötavad, eks ole, ja siis selles mõttes sul ei ole võib-olla mõistlik alati palgata kohe väga suurt arendusmeeskonda omale nii-öelda palgale, kellele sa pead ka pidevalt siis nii-öelda tasusid maksma, eks ole, et nii-öelda väliste partnerite kasutamine on meil võimaldanud siis nii-öelda paindlikult siis nii-öelda seda ressurssi, mis meil on jagada ja vahepeal siis võtame teenuseid, vahepeal ei võta teenuseid, et see annab meile selles mõttes paindlikkust hetkel juurde. Kas see sama paindlikkus kehtib ka infrastruktuuri osas ehk, et oli see nagu ka põhjus, miks te pilve valisite, et ei osta oma servereid ja riistvara välja, vaid Jah, ütleme niimoodi, et kui nüüd pilveteenustest rääkida, siis tõepoolest meil ühtegi füüsilist serverit ei ole, et kõik meie teenused jooksevad siis nii-öelda pilves.
ja selles mõttes tõepoolest, et see võimaldab, kuna meil tegelikult oleme algusest peale sihtinud nii-öelda sellist globaalset ettevõtet, siis ütleme niimoodi, et kui neid autonoomseid poode on siis rohkem, võib-olla ühel jaeketil rohkem või et siis see võimaldab ka meil seda skaleerimist teha nii-öelda vastavalt vajadusele, eks ole, et kas siis üles või alla liikuda ja vastavalt nendesse regioonidesse, kus meil siis parasjagu kliendid on, eks ole, seda nii-öelda infrastruktuuri püsti panna. Korra veel küsin ka, et millist pilve providerit kasutate? Või on neid lausa mitu? Tegelikult oleme suuresti, ütleme siis 90% meie teenustest jookseb täna siis Microsoft Azure'i pilveplatvormi peal. Ja võib-olla see on, ütleme niimoodi, et me ütleme algusest peale küll oleme üritanud ehitada seda platvormi võimalikult nii-öelda cloud agnostiliselt, et oleks liigutada ka neid teenuseid nii-öelda teiste pilveplatvormide peale, näiteks AWS, eks ole. Aga on teatud funktsionaalsused, mis meid natukene sundisid selle valiku peale minna nii-öelda teele siis Microsoft Azure'iga, sest tollel hetkel, kui me neid nii-öelda platvorme siis valisime, hindasime ja meie lahendus tegelikult Azure'is põhineb suuresti siis Microsoft Azure'i IoT teenuste peal ja platvormi Azure IoT Hub ja Azure IoT Edge, siis seal on mõned sellised funktsionaalsused, mis on üsna sellised spetsiifilised, mis võimaldavad siis ka meile eemalt nii-öelda robotile nii-öelda käskusid anda, seda juhtida, eks ole. Et see oli üks selliseid funktsionaalsuseid, mida teistel nii-öelda pilveplatvormide vendoritel sellisel kujul ei olnud nii-öelda saadaval ja siis oli nii-öelda paratamatult me läksime nii-öelda Azure'iga teele ja täna me oleme siiski jäänud jah suuresti praegu Azure'i peale. Aga küll oleme küll üritanud seda arhitektuuri niimoodi ehitada, et me ei oleks nii-öelda otseselt nii-öelda nii sõltuv, et igal hetkel on mõistlik muidugi üle vaadata, et kas see on nagu mõistlik ja võib-olla peaks nagu kolima ühel hetkel. Aga et kui kõik on ühe cloudi peal, et mitte multi-cloud lahendust ei ole? Ei, me kasutame küll mõnda teenused, näiteks Amazon Web Service'ist on meil seal S3 paketid on kasutusel näiteks. See on ka jälle natukene tingitud, võib-olla siis me kasutame veel mingit kolmanda osapoole teenuseid seal videokõnede jaoks näiteks, eks ole, ja tema siis nii-öelda salvestab seal nii-öelda videokõnesid siis S3 paketisse, et meil on näiteks seal mingid suuremad failide salvestamised on seal siis AWS-is. Okay. Aga Google Cloudi hetkel ei kasuta. Kohe küsin huvi pärast seepärast, et kas siis miks Amazon S3, et kas ta on, ma ei tea, soodsam parem kui Azure sellise lihtsalt masssalvestuse osas? Antud juhul jah, ta on kindlasti soodne, üks soodsamaid nii-öelda pilvesalvestuse tehnoloogiad loomulikult, aga antud juhul me olime natukene jällegi sõltuvad sellest, meil on üks nii-öelda välise kolmanda osapoole nii-öelda videoteenus, mida me kasutame ja tema toetas siis ainult nii-öelda S3 salvestamist. Ja videokõnet me kasutame siis nii-öelda oma lahenduses siis apteegi tehnoloogia puhul, kus meil siis nii-öelda pakume siis selle iseteenindusapteegi kaudu siis apteekritel ja võimalust saada nii-öelda patsientide nii-öelda konsultatsiooni selle ekraani juures. Ja eks seal on muidugi iga hunnik nii-öelda nõudeid ja regulatsioone, mis seda ka nii-öelda dikteerivad. Esiteks on see privaatsuse teema, eks ole. Tegemist on suhteliselt tundlike nii-öelda terviseandmetega seal videokõnes, kui sa nii-öelda apteekriga seal vestled oma tervise teemadest. Ja siis teisest küljest ka igasugune nii-öelda need nõuded, mis meil siis andmekaitsega seotud on, eks ole, GDPR-id ja muud. Ja siis, kus neid videosid hoitakse, eks ole, kes sinna ligi pääseb ja selles mõttes see S3 teenus Amazonilt võimaldab neil siin suhteliselt hästi ja paindlikult tegelikult määrata, kuhu me need salvestame, need videod, eks ole, krüpteerimisi määrata, siis nii-öelda retention policy'd, millal me videosid ära kustutame, eks ole, kõik selliseid asju, et on selles mõttes väga mugav ja paindlik teenus. Päris huvitav.
praegu tuleb küll üllatusena, et nagu apteekri vestlus tuleb ka ikka nagu ära salvestada. Jah, eks see tuleb nagu nii-öelda ühest küljest on see ohutuse teema, eks ole, et kui tõesti on mingi nii-öelda probleem mõne ravimiga, eks ole, et siis oleks võimalik seda tagantjärgi järgi vaadata, et mis seal siis juhtus, et kas siis apteeker ikkagi andis õige soovituse, eks ole, ja pani kõiki neid asju tähele ja ütleme siis ravimite ostmise puhul on see selline konsultatsiooni pakkumine nii-öelda täna seadusjärgi nii-öelda kohustuslik. Aga teisest küljest annab ta jällegi võimaluse siis ka nii-öelda siis salvestada ja ka tagantjärgi siis järgi vaadata ja analüüsida ka apteekritel endal, eks ole, et kuidas siis nii-öelda see konsultatsiooniprotsess ja kuidas seda paremaks teha siis. Nii et mõnes mõttes on see teie automaadist ostmine isegi, ma ei tea, nagu turvalisem või kui lihtsalt apteegist ostes, et apteegis ju pomises seal keegi 3 korda päevas, 2 korda, 5 korda, kus sa mäletad seda pärast enam, eks? Jah, ja selles mõttes me tegelikult selle kõne käigus esiteks jagame ka siis nii-öelda selle patsiendi ekraani välja, ehk siis apteeker saab tegelikult eemalt juhendada kõike, mida ta siis ostab sealt see nii-öelda patsient, eks ole. Ka selle salvestame ja siis tegelikult see kogu kontroll on ikkagi apteekri käes. Ehk siis kui nii-öelda patsient on selle ostu ära teinud ja siis on siis selle toote ära kinnitanud, siis robot läheb tooted korjama, aga enne kui need väljastatakse, siis veel apteeker eemalt siis läbi kaamera pildi vaatab selle roboti kokku korjatud toodete sisu üle ja annab siis lõpliku kinnituse, et kas siis väljastada või mitte, eks ole. Et seal on nagu topeltkontroll on veel sees enne, kui need tooted nii-öelda väljastatakse, et see ei ole nagu lihtsalt toodete väljastamine. Aga teisest küljest see pakub nii-öelda võimaluse nii-öelda apteekritel teha tööd jällegi mugavamalt, eks ole, seal, kus nad parasjagu on või sellistele tööaegadele nagu neile sobib, eks ole. Teatavasti on meil apteekrid on väga kõrgelt kvalifitseeritud nii-öelda inimesed, eks ole, ja nende nii-öelda värbamine, eriti maapiirkondades on üsna sükke keeruline ja siis tegelikult see võimaldab sellist teenust pakkuda ka hajaasustusalades ja apteeker ise võib-olla istub kuskil Haapsalus või Pärnus või Tartus või Tallinnas, eks ole, et ta ei pea olema alati füüsiliselt kohal seal teatud asukohas, eks ole. Ja siis käite üle 4-5G või teil on üle LAN-i või kuidas teil? Meil on võimalus tegelikult seal masinat ühendada nii interneti kui 4 ja 5G kaudu, et meil on seal olemas ka sisse ehitatud mobiilne ruuter ja ütleme teatud asukohtades, kus me täna oleme nii-öelda toimetanud, meil on seal olnud kaabliga interneti võimalus, aga backupiks on ka olemas siis nii-öelda 4 või 5G nii-öelda ühendused, kui see põhiühendus maha kukub, et siis selles mõttes ta lülitab ennast ringi autonoomselt siis 4G peale. Okei. Täna just hommikul meie uus minister Terras, regionaalminister, rääkis, kuidas maale elu tagasi tuua ja ilmselt apteeki tagasi toomine nii on palju lihtsam kui sedasi, et keegi apteeker või mitu apteekrit siis peaks kolima väike külasse või linna. Jah, eks me oleme palju rääkinud ka sellest, et meil on tegelikult me ju eelmine aasta tegime pilootprojekti siis nii-öelda peluapteegi ketiga ja siis testisime seda iseteenindusapteegi tehnoloogiat. Täna ütleme siis selles mõttes seaduse järgi tegelikult iseteenindusapteegid veel ei ole lubatud. Aga me oleme siis koostöös siis Sotsiaalministeeriumiga siis nii-öelda Ravimiametiga ja siis Accelerate Estonia on meil siin abis olnud, et nii-öelda seda seadust siis muuta ja võimaldada siis ka tehnoloogia abil siis nii-öelda selliseid iseteenindusapteeke avada, et üks selline suurem väljakutse on meil loomulikult seesama apteekrite nii-öelda vähesus ja teisest küljest on siis seesama, et meil on ju tegelikult neid 24/7 avatud valveapteeki Eestis ainult 3 tükki, eks ole, suuremates linnades. Ja kui me võtamegi siin väiksemad linnad, siin Haapsalu või Pärnu või ütleme siis
Jõhvi või mingid muud kohad, siis kus tegelikult öösel või peale tööd tegelikult seal apteeki võimalik kasutada ei ole, et just selliste lahenduste kaudu tegelikult saaks ka sellistes kohtades apteek avada lihtsamani. Et Azure töötab 24/7, eks ju. Ja Azure'iga ütleme niimoodi, et on võrdlemisi hästi on läinud, et ütleme selle paari aasta jooksul, mis me toimetanud oleme, ma vist mäletan ühte korra, kui meil oli Azure'i teenustega mingi probleem ja meil masinad ei suutnud ennast nii-öelda Azure'i ära ühendada ja siis tegime sinna ticket'i ja siis selgus, et neil oli parasjagu seal mingite infrastruktuuri kolimine oli seal parasjagu, et siis me saime nagu pihta sellega, aga see lahendati, ütleme siuke poole päeva jooksul ära aga välja arvatud see case tegelikult on kõik need teenused ikkagi suhteliselt stabiilselt toimunud, et ei ole nagu nii-öelda probleemi olnud. Aga mis need tähtsamad teenused on, mida te kasutate? Sa mainisid siin IoT-d ja... Jah, üks suur osa ongi siis Azure'i IoT portfoolio, Azure IoT Hub ja Azure IoT Edge, need komponendid ja siis me kasutame nii-öelda Azure'i app service'eid, kus meil jooksevad siis konteineritest eraldi veel teenused. Ja loomulikult igasugused nii-öelda monitoorimise teenused nagu application insights ja igasugust võrgu konfiguratsioonid ja muud ja application gateway'd ja muud asjad. Et ega meil selles mõttes see platvorm on hetkel ütleme võrdlemisi stateless. Ehk siis me ei hoia praegu oma platvormil suuri nii-öelda selliseid andmemassiive täna veel, et me nii-öelda laseme need tellimused sealt läbi ja on suuresti meil selline integratsiooniplatvorm ja kasutame ka väga palju nii-öelda väliseid kolmandate osapoolte nii-öelda teenuseid, nagu see videokõne teenus, eks ole. Põhimõtteliselt sa andsid nagu ülevaate, milline näeb teie see pilveinfra välja ja pilveinfrast läheb teil siis ots sinna robotisse. Kuidas see robot teil on nagu arendatud, et ma natuke tean seda nagu teid, ma olen koos töötanud teiega, et ma olin teie esimeses tiimis. Et selles mõttes oli au teiega koos töötada, et ma nagu, kuidas teil see roboti osa siis tehtud on? No robot on selles mõttes, seal on ütleme siuke, kokku loen siis 4 telge on siuke Cartesian tüüpi robot, et seal on siis nii-öelda sees siis riiulitel on riiulipesad ja siis põhimõtteliselt, mis me siis teeme, on niimoodi, et meil on siis, nii nagu ma rääkisin, et meil on selle ees on siis nii-öelda 32-tollised ekraanid, seal on meil siis nii-öelda siuke puutetundliku ekraaniga nii-öelda front-end on meil siis tegelikult deployitud sinna nii-öelda Microsoft Azure Edge konteinerina põhimõtteliselt, et ta jookseb seal nii-öelda mikroteenusena seal. Ja kui see nii-öelda tellimus sealt siis masinast tuleb või see, ütleme siis ostukorv on välja valitud, eks ole, siis tegelikult ta kõigepealt läheb siis nii-öelda meil sinna pilveteenustesse, see nii-öelda request või see tellimus, eks ole. Ja siis ta tuleb tagurpidi nii-öelda alla masinasse tagasi. Ehk siis nii-öelda tegelikult see tellimus ei lähe mitte otse masinasse, vaid ta käibki läbi meil nii-öelda platvormi. Ja see üks põhjus, miks me selle niimoodi tegime, oligi see sama paindlikkus, et meil on võimalik siis seda nii-öelda workflow'd siis ise jooksvalt või dünaamiliselt nii-öelda muuta siis, kui vastavalt kas kliendi nii-öelda spetsiifikale või vastavalt vajadusele, eks ole. Ja siis kui robot siis saab selle tellimuse kätte või need tooted, siis põhimõtteliselt on tal olemas seal tellimuse nii-öelda ID ja toote ID-d, eks ole, ja siis ta põhimõtteliselt, tal on ka üks väike sisemine andmebaas, eks ole, kus ta siis hoiab siis seda omavahelisi seoseid, mis riiulil, mis toode asub, eks ole. Ja vastavalt sellele ta siis korjab need tooted kokku ja viib siis konkreetsesse sinna väljasse avasse, kus ta parasjagu on. Ma saan nagu aru sellest, miks ta nagu üles pilve läheb, alla tuleb, et te peate sellega ära maksustama. Ega te enne ei saa kätte anda, kui asi on nagu maksustatud, et saate nagu ID kätte, et on nagu makstud. Muidu saab väga huvitavaid juhtumeid hakata juhtuma. Aga mis teil latency on? Nagu kui palju
ta on natuke tundlik, aga no seal saab mängida teil latency puhul, aga mis teil jah, see latency praegu tuleb? ma arvasin ka, et tegelikult, et see on niisugune kõige suurem murekoht, et meil, et kas ta nii-öelda latency mõttes toimib ilusti. Aga täna selgelt on see, et see ei ole tegelikult probleem, et meil tegelikult enamus teenustest jookseb nii-öelda siis North Europe regioonis, on siis kuskil Iirimaal, eks ole. Ja siis osa teenused on meil kusjuures ka veel USAs, et ilusti toimivad ja ei ole tegelikult probleemi nii-öelda latency'ga. Et tegelikult see round trip on suhteliselt niisugune, võtaks, et alla sekundi või ütleme millisekundites, et see tegelikult kasutaja jaoks ei ole üldse märgatav, et kui see nii-öelda tellimus sinna läheb ja masinasse jõuab, et eks ole. Okei, ehk siis. Ja siis hakkab robot tegutsema ja annab asjad välja pealt. Jah, ja siis hakkab robot tegutsema, et robot seal sõltuvad sellest, kui suur see ostukorv on, eks ole. Korjab seal kokku, kas siis 3 või 5 toodet, eks ole, et see sõltuvad sellest, kui palju siis neid tooteid on, läheb siis ka aega, et eks ole. Siuke 30 sekundit kuni minut või natuke rohkem sõltuvad sellest ostukorvi suurusest. Palju teil üldse tooteid ühes selles konteineris on korraga, või nagu? See sõltub sellest, kui suured need tooted on, et meil on tegelikult võimalik neid riiuleid kitsamaid ja laiemaid seal teha, eks ole, et kui me räägime seal apteekri seadistusest, siis seal on võimalik panna nii-öelda unikaalseid tooteid, võib-olla siis kuskil 1000 või 1200, eks ole, sõltuvalt nendest karbi suurustest, eks ole. Mugavuspoe puhul on tooted suuremad, näiteks ütleme suure saiapätsi, eks ole, või mõne niisuguse nii-öelda muu toote, eks ole, et see sõltub sellest, kui suured need tooted on, aga mugavuspoes ma arvan niisugune 200 kuni 500, eks ole, et sõltuvalt sellest, kui palju, millised tooted selle parasjagu on, eks ole. Korra küsiks veel juurde, et kui palju te kasutate näiteks masinõpet või AI-d või kas olete siis mõelnud selle peale? Jah, me oleme päris palju teinud niisugust eeltööd ja uurimistööd, et meil nii-öelda täna otseselt väga palju ei kasuta, küll aga me oleme teinud väga palju nii-öelda eeltööd, et kus seda kasutada ja mis on need use case'id või kasutuskohad, eks ole. Nii et reaalselt use case'id on täitsa olemas ja võib-olla tulevikus siis planeerite kasutada. Jah, et üks seesama nii-öelda use case, mis me oleme siin arutanud, on seesama nii-öelda inventuuri optimiseerimine, eks ole. Et mis on see kõige optimaalne nii-öelda inventuur seal parasjagu selles konkreetses asukohas, eks ole, et seda nii-öelda analüüsida, eks ole, ja siis teha selle põhjalt siis nii-öelda soovitusi, eks ole, et mis kaupa siis võiks nagu välja vahetada, mis ei müü teatud asukohas, eks ole. Siis teine teema on, et ütleme, et kui need asukohti on palju, eks ole, siis mis on see kõige optimaalsem nii-öelda tee, et sinna kaupa nii-öelda sisse tuua, mis hetkel nii-öelda teha see autonoomne tellimus võib-olla kesklatta, eks ole. Et selliseid nii-öelda use case ja mõtteid oleme päris põhjalikult siin analüüsinud ja nii-öelda ka tegelikult juba välja töötanud ka niisuguse arhitektuuri ja niisugused nii-öelda detailsemad nii-öelda analüüsid ära teinud, eks ole. Aga täna ei ole veel selle arendamiseni jõudnud. Ja loomulikult ka nii-öelda kõige need uuemad generative ja agentic AI nii-öelda teenuseid oleme siin analüüsinud ja mõelnud, et näiteks seal tegelikult saaks ju teha tellimusi siis ka naturaalses keeles nii-öelda tellimusi, et palun soovin osta nii-öelda singijuustu võileiva või näiteks mindigi Coca-Cola või Snickers, eks ole, et ka naturaalses keeles nii-öelda neid tellimusi esitada, et täna on tegelikult need teenused päris head juba, et ja saaks ilusti tegelikult selle integratsiooni ka ära teha. See on päris põnev idee. Huvitav, et McDonald'sis ju on standardne, aga neil on alati nii mürarikas see restoran, et seal masin ei kuule häält. Kusjuures USAs juba osad kiirtoiduettevõtted on juba, kes juba tegelikult on katsetanud seda, et see sama tellimuse võtmine nii-öelda siis naturaalses keeles esitada, mis ühest küljest teeb nagu selles mõttes selle
kliendi jaoks ikkagi oluliselt mugavamaks, et ta ei pea tegelikult seal menüü sees ise otsima, eks ole, mis tooted, eks ole, et ta saab suhteliselt vabalt seda teha ja me oleme ka siin GrabToGo's isegi nii kaugele teinud, et meil üks prototüüp on valmis ja töötab päris hästi tegelikult, et seal on muidugi see, et sa pead selle kontekstiga ette andma, eks ole, nii selle tootebaasi, eks ole, kus ta suudab neid tooteid otsida, eks ole. Ja siis oleme siin testinud ja tegelikult päris hästi saab aru, et küsid, et kuule, et sooviks näiteks kohukest, et siis ta annab sulle nimekirja nendest erinevatest kohukestest, mis sul seal toote nimekirjas on, et kuigi tal endal tegelikult sellest kohukesest võib-olla mitte mingisugust arusaamist ei ole, või kui palud tal näiteks vahetada näiteks ühe toote teise vastu ära seal mis ta sulle välja pakkus, eks ole, et siis päris hästi töötab. Mis läheb? Aga äkki räägiks natukene ka kogemusest cloudi osas siis, et võib-olla ma alustaks sellise küsimusega, et kui palju teie infra või üldse see tehniline lahendus aja jooksul on muutunud, kas on olnud ka mingeid selliseid, ütleme, arendusi, mille olete pidanud maha kandma, sest et ikkagi ei tööta päris nii? Ma seda nüüd ei ütle, et oleme maha kandnud. Tegelikult kõik, mis me oleme arendanud, me oleme ikkagi tegelikult arendanud seda koostöös klientidega. Ehk siis me oleme liikunud oma arendusega koos kliendiga nii mugavuspoes kui siis apteegi osas. Et tegelikult me täna need, mis me arendused on tehtud, on ikkagi läinud suhteliselt asja ette ja on kasutusse läinud. Mida võib-olla võiks öelda, et kui tagantjärgi tarkusena, siis võib-olla mingid teenused oleks võinud arendada isegi Azure Functionid või function teenustena, ehk siis mingid teenused on, mis tegelikult jooksevad ja võib-olla ei saa nii palju kasutust. Et oleks tegelikult võib-olla on mõistlik arendada Azure Function teenustena, eks ole. Et mitte, et nad pidevalt kuskil jooksevad, isegi konteineris jooksutamine, et tegelikult oleks saanud isegi optimeerida neid asju. Ja siis ma nüüd seda ei oska nüüd öelda. Ma hetkel küll, et hetkel on läinud selles mõttes plaanipäraselt. Eks muidugi startupi puhul on see, et sa pead alati vaatama seda, et nii investorite poolt, eks ole, kui klientide poolt, et kas sul on parasjagu siis olemas ressursse, et kõik need teenused jooksutada, et vahepeal tegelikult kui mitme piloodi või kliendi vahel tekib mingi paus, eks ole, et siis tahaks mingid teenused kinni panna või pausile panna, et siis eks need pilvetehnoloogia vendorid on selle ju meelega niimoodi ehitatud, et see oleks võimalikult keeruline, eks ole, et sa ei saa mingid teenused lihtsalt pausile panna, et siis sa pead nad ära kustutama, eks ole. Aga see oli ka üks põhimõte, mis me alguses võtsime, et kogu selle platvormi püstipanek, kus me siis kasutasime juba algusest peale Terraformi, eks ole. Et me teeme selle niimoodi, et me saaksime kiiresti need platvormid uuesti püsti panna, kui tekib vajadus. Või siis uuele kliendile, eks ole, või kuskile teise regiooni või piirkonda, eks ole. Korra kiirelt küsin vahele, kui palju te testite oma automeerimist või kui teil ongi Terraformis automatiseerimine valmis tehtud, kui tihti te testite seda, et panetegi kuskile võib-olla teise regiooni mingid infrajupid püsti? Seda me väga palju ei ole testinud. Me alguses tegelikult algasime West Centrali peal, ehk siis seal Saksamaa kandis, eks ole, need omad ja siis meil ühel hetkel tekkis mingi probleem, et mingid teenused ei olnud seal regioonis kättesaadavad. Ma nüüd ei mäleta, mis täpselt oli, aga siis me kolisime tegelikult teise regiooni ja see läks tegelikult suhteliselt lihtsalt, et ei olnud selliseid probleeme, mis oleks selle kolimisega seotud, ongi lihtsalt Terraformis confis teed muudatuse ja tegelikult Azure ise toimetab ja muudab sul siis need asjad ära siis põhimõtteliselt. Et selles mõttes kolimisega ei olnud mingit probleemi, aga oleme ühe korra kolinud. Nii et valikud on olnud enam-vähem õiged, sest algusest peale on paindlikkus olnud sisse arhitektuuri viidud ja
Aga ma küsiks veel korra selle nii-öelda kulude poole pealt, et kui suur aeg ja energia läheb selle peale, et jälgida, et kulud kontrolli alt ära ei läheks või et ei toimuks mingeid üllatusi, et hops, nüüd mingi asi hakkas tööle ja genereeris 1000 eurot päevas kulu. Ei, no seda meil ei ole, selles mõttes meil on ikkagi suhteliselt hästi need kulud teada, need teenused, me iga kuu loomulikult jälgime seda, eks ole, ja meil on seal ka nii-öelda peale pandud siis igasugused notification'id, eks ole, kululimiidid ja asjad, et seda, ütleme, üllatusi praegu ei ole nii-öelda olnud ja eks me, kui me seda nii-öelda teenuseid arendame ka, et eks me siis selles mõttes ka enne, kui me mingi feature'i või asja nii-öelda välja arendame, et tegelikult siis ikkagi analüüsime selle läbi, et mis teenused, eks ole, mis see potentsiaalne nii-öelda kasutusmaht oleks ja mis see kulu on, eks ole, et siuksed päris üllatus ei ole nagu olnud, Aga hästi, meie aeg hakkab vaikselt läbi saama aga ma küsiks hästi tähtsa küsimuse, et kus siis proovida saab? Täpselt, ma tahtsin sama asja küsida. No meil tegelikult üks pilootprojekt parasjagu siin Selveriga siis oli käimas Ülemiste linnakus. Et seal tegelikult nüüd alates septembrist saadik oli võimalik siis nii-öelda testida ja tegelikult meil käis päris palju seal inimesi seda katsetamas. Ma tean, Märt, sina ka seal hulgas. Aga nüüd see pilootperiood on siis hetkel saab läbi Selveriga ja nüüd me siis arutame siis, kuhu järgmise kliendiga seda nii-öelda testimiseks püsti panna. Et eks seal ongi nii-öelda see sama aspekt, et me nii-öelda ühelt poolt siis klient meie puhul siis nii-öelda jaekett, eks ole, või apteegikett saab siis testida seda nii-öelda opereerimist, eks ole, ja kaupadega varustamist ja seda poolt, eks ole. Ja meie omalt poolt siis testime seda tehnoloogiat, eks ole, ja siis nii-öelda oma platvormi ja teenused, eks ole. Ja siiamaani saab öelda, et tegelikult ikkagi suhteliselt hästi kliendid võtsid selle nii-öelda vastu, ei olnud nagu seda hirmu, mis me alguses mõtlesime, et võib-olla, et kas kliendid on nii-öelda nõus sellise lahenduse kaudu nii-öelda ostma, eks ole, et seda me ei olnud. Ja ka tegelikult apteegi puhul me tegelikult nägime, et kasutasid nii vanemad kui nooremad inimesed, eks ole, et ei olnud ka seda probleemi, et vanemad inimesed ei saa nagu hakkama seal, et siiamaani on need testimised ja piloodid kulgenud ikkagi edukalt. Apteegid siis ootavad praegu seadusmuudatuse taga või? Jah, ütleme, et me oleme nüüd tänaseks ära teinud siis mõjuanalüüsi ehk siis koostöös Accelerate Estoniaga, mis on siis suhteliselt põhjalikult tehtud mõjuanalüüs, mida siis Eesti nii-öelda apteegiturule nii-öelda tähendab selline iseteenindusapteekide avamine, eks ole. Ja praegu on siis koostamisel siis nii-öelda seaduse eelnõu siis selle seaduse muutmiseks ja loodetavasti siis lähiajal see jõuab ka siis Riigikokku ja saab siis ka seaduseks. Ja siis me saame alles nii-öelda rääkida sellest, et me saame nii-öelda suuremalt siis Eestis nii-öelda tegutseda. Aga paralleelselt me vaatame ka loomulikult teistel turgudel ringi, et nii siis Kanada suunas on meil siin praegu nii-öelda käigus tööd, eks ole, ja siis ka teistes siin Euroopa riikides, et kus siis oleks võimalik veel siis nii-öelda klientidega koos siis neid iseteenindusapteeke ja iseteeninduspoodi siis püsti panna. Nii et uus valitsus, uus regionaalminister, siin on tehnoloogiline lahendus maaelu edendamiseks olemas. Jaa, ootust on kõrgel. Ja. Aga suured tänud siis ja tore, et tulid ja ma loodan, et kuulajad said siit mingi huvitavaid uusi ideid, mida ka oma projektides rakendada, et pilvetehnoloogia töötab, seal on ka mitmed sertifikaadid ja muud turvapooled tehtud, et saab isegi väga tundlikke terviseandmeid seal hoida. Ja. Aga tänud siis kõikidele ja järgmise korrani. Aitäh, näeme, tšau! Kõike head!